Ja tere, mina olen Ege Johanson, ametilt olen ma füsioterapeut, lõpetanud Tartu Ülikooli. Praegu siis olen ka samal ajal Tartu Ülikoolis bio- ja siirdemeditsiini instituudis assistendina tööl ja valmistan ette siis anatoomia õpet füsioterapeutidele ja sporditeaduste üliõpilastele. Rahvatervise Akadeemias olen ma siis juba päris mitmel aastal andnud ka anatoomiat, füsioloogiat. Anatoomia põhieesmärk, millele mina olen siis oma loengutes või kuidas ma olen seda üles ehitanud, on ikkagi näha inimest kui tervikut. Et avardada silmaringi ja aru saada, kes me siis oleme, missugustest elundkondadest me koosneme. Me ei saa ikkagi vaadata üle ega ümber inimesest kui ehituslikust poolest ja see anatoomia ongi ju tegelikult inimkeha ehitus ja kui me paneme sinna füsioloogilise poole juurde, siis on see ehitus pandud ka talitlusega kooskõlla. Ehk et me vaatame siis mingid organid ja kuidas see organ talitleb meie kehas näiteks, mis on tema ülesanded, mis juhtub siis, kui seal on midagi, kas on kaasasündinud anomaaliad, eks ole, või kaasasündinud eripärad või on see siis elupuhuselt omandatud või mingisugused siis juba sümptomid, mis on mingite haiguste tagajärjel tekkinud või meie elukeskkonnast tingitud või meie toitumisest tingitud. Mina arvan, et toitumisnõustaja eriala õppimine sobib sellisele inimesele, kes on jõudnud oma elus sinna, kus ta tunneb, et midagi ma peaksin oma elus võib-olla muutma. Mul on tekkinud aeg, et ma tahan ise ennast arendada. Inimesed leiavadki, et neil ei ole enam üldse motiveeriv istuda hommikust õhtuni. Nad on näinud, et kohvi joomine hommikust õhtuni neile väga hästi ei mõju. Nad ongi vaadanud, et töödeldud toit, mida nad on võtnud kogu aeg, eks ole, oma lõunapaladeks, see enam neid ei teeni. Ja see on väga paljud inimesi suunanud siia, kas oma tervisehädade läbi või siis inimesed ongi palju teadlikumaks muutunud. Ja üks väga oluline aspekt, et ennast hästi tunda, ongi teada, kuidas süüa ja mida süüa. Ja inimene, kes on huvitatud sellest, ongi see nagu parim viis Rahvatervise Akadeemias väga kvaliteetset õpet saab.